Tere kõigile! Ma pidin ära ootama selle intro, sest et see muusika on lihtsalt nii hea, et 19 sekundit öeldi, et Margus, istu ja oota. Ja teine asi, mis mulle öeldi, et ära karju mikrofoni, et inimesed kuulevad sind. Tõesti on väga huvitav ja põnev teie juures siin olla. Ma pole varem sellisel kujul konverentsil esinenud. Siin taga muuseas käib üks sumin, mida teie ei kuule, sest et mul ei ole kõrvaklappe. Aga ma usun, et te kõik kuulete mind väga hästi. Tõepoolest, mina olen Margus Nõlvak. Ma olen pereisa, 4 lapse isa, abielus. Ma olen sõber, aga täna teie ees olen siin juht. Ja miks ma seda eriti välja toon või toonitan, on see, et nii minul kui ka teil tegelikult on elus väga palju erinevaid rolle. Kes on juht, tõstke käsi siit täna saalis? Ja. Kes on inimeste juht? Väga palju käsi. Ja tegelikult me oleme kõik juhid, sest et me teadlikult iseenda elu juhtides oleme ka juhid. Teadlikud valikud elus. Kui me ennast ei juhi, siis elu juhib meid. Aga tõesti, ka juhtimises on rollid väga erinevad. Sellele juhile on erinevad rolli ootused ja ka vastutus on erinev. Ja täna mina tahaksin teile rääkida juhtimisest. Miks mulle alati meeldib välja tuua ka iseenda puhul erinevad rollid, mis Margus Nõlvakul elus on? No, ütleme, meil kõigil on tegelikult 4-5 põhirolli. Sellepärast, et need on väga erinevad rollid. Nendel rollidel on väga erinev ootus, vastutus, nendel rollidel on väga erinev mõju. Ja kahjuks liiga tihti ma märkan seda, et seda ei mõisteta ja minu hinnangul, mida kõrgemale me võib-olla juhina kasvame, seda kõrgem on see vastutus sellest aru saada. Sest et mina ei saa olla Margus igal pool lihtsalt. Et mina ei saa käituda täna siin, nagu ma käitun isana. Ma ei räägi teile, kui hea abikaasa ma täna olen. Ma räägin täna juhtimisest ja see on väga selgelt erinev roll, mis mul on kodus. See ei tähenda seda, et ma täna kuidagi teie ees näitlen või teesklen või ma valetan teile. Ei, ma mõistan seda rolli, kus ma täna olen juhina teie ees, rääkides juhtimisest ja see on see, millele ma keskendun. Mul on olnud päris palju kolleege elus, kes tegelikult on kogu aeg Peetrid või nad on kogu aeg Jürid. Ja ma ei mõista, et kuidas nemad ei ole sellest aru saanud, et see roll, kus nad parasjagu on, sellel on selge ootus ja kui nad seda ei täida, siis tegelikult juhtimiskontekstis tekib suur rollikonflikt. Ma toon teile näited elus, kus tegelikult selline rolli erinevus väga selgelt välja tuleb. Nüüd on ta erukindral Martin Herem, et ma ausalt öeldes ehmatasin ära, kui kindral Herem läks erru ja talle tekkisid pähe juuksed. Ja ta hakkas nalja tegema. Kindral Herem on üliäge naljamees. Aga kujutage ette teda Vabaduse väljakul vabariigi aastapäeval pidamas kõnet juustega ja nalja tehes. Ei ole väga hea variant. Või kujutage ette Urmas Viilma, peapiiskop. Tuleb teie juurde ühel õhtul ja hakkab rääkima niimoodi, et oleme täna siia tulnud selleks kokku, et arutada tähtsa küsimuse üle. Ta ei tee seda. Urmas Viilma on väga tore inimene. Aga selles rollis piiskopina tegelikult on tal väga selge rolli ootus ja see, kuidas ta käitub, ta saab aru sellest, et ta peab nii käituma. Täna ma arvan, on paslik rääkida ka ühest väga tõsisest rollikonfliktist, mis eile meedias kõvasti laineid tekitas, kui ühe pangandusettevõtte omanik avalikult avaldas arvamust, avaldas ilmselt iseenda isiklikku arvamust, aga ära tundmata seda, millises rollis ta sellel hetkel on. Milline on nende sõnade mõju, mitte ainult organisatsiooni sees, aga ka ühiskonnas tervikuna. Ja see on päris tõsine rollikonflikt. Miski pärast levib arvamus, et teatud inimestel on see lubatud. No ta on ikkagi pikalt olnud Eesti ärimees ja meil on ka kõrged juhid, kellel on lubatud selliseid asju teha vastupidi. Sellistel isikutel on kõrgendatud ootus, et nad mõistaksid sõnade mõju, kohta, kus nad seda ütlevad ja kuidas nad seda ütlevad. Okei on öelda saunas sõpradele, mis ta sellest kõigest arvab. Ilmselt on ka okei öelda ettevõtte sees, mõnel koosolekul kitsalt, mis ta sellest arvab. Aga ühiskondlikult niimoodi laiemalt võtta sõna mõistmata enda rolli ühiskonnas. Ma arvan, see on probleem ja see on tervikuna, ma arvan, Eesti juhtimise probleem. Nii et sellepärast on hästi tähtis, et me mõistaksime oma rolli,
ja käituksime vastavalt. Ja mida kõrgemale või kaugemale või mida rohkem inimesi me juhime, seda kõrgendatum on ootus juhile tegelikult. Aga juhtimine, mis ta nagu on, et kahte sorti arvamust, kui mina olen tegevjuht Tele2-s, no siis üks arvamus on see, et oi Margus, sul on kogu aeg nii kiire, tahaks sulle jutule tulla, aga sul kindlasti on jaanipäevani kalender on täis, et ma kindlasti ei saa sulle löögile. Ja siis on teine arvamus, Margus, et sa oled nüüd seal Tele2-s juht, on ju, sa käid kindlasti golfi mängimas ja purjetad terved suved ja tegelikult ega see ei olegi mingi töö põhimõtteliselt. Et sa tegelikult oled nüüd sinna positsiooni ennast töötanud ja ega sa midagi väga ei teegi. Eks et mõlemad arvamused on valed ja ma usun, et olenemata millistel juhi positsioonidel olete, siis olete sellega elus kokku puutunud. Aga mis siis on juhi ülesanded või kuidas mina kirjeldan seda, kui minu 8-aastane Hanna kodus küsib, et issi, millega sa tegeled? Kindlasti teil ka lapsed, kellel kodus on. Mis sa issi teed iga päev? No, mis ma olen tavaliselt vastanud, koosolekud on palju koosolekutel, kõik te käite koosolekutel, väga palju koosolekuid võiks vähem olla. Aga mis on juhi roll? Ja minul endale väga sümpatiseerib sellise Kanada majandusteadlase nagu Henry Mitzbergi välja töötatud selline juhtimisteooria, et juhil on põhimõtteliselt 3 kategoorias rollid, mida mina iga päev tegelikult teen. Ma esindan omanikku, esindan omaniku huve, esindan neid samu kokkuleppeid või reegleid või väärtusi, mida ise kehtestanud olen. See on hästi tähtis, et me seda ise teeme ja käitume. Esindan ettevõtet väljapool. Täna ma mõnes mõttes esindan ka Tele2 siin, kui ma siin räägin. Ma pean sellest aru saama, et ma esindan Tele2. Kui ma räägin millestki või kuidagi, ma ei saa sellest mööda vaadata. Ja muidugi ma esindan laiemalt, ma ei tea, juhtimiskultuuri, kui ma organisatsioonis räägin oma juhtidega. Milline on minu ootus juhtidele nende enda rollis. Ehk siis esindamine. Seal on väga palju olema rolle. Teine roll on kommunikeerimine. Ja nüüd lihtsalt, juhi kõrvadest ja suust käib läbi väga palju informatsiooni ja see vastutus on seal, et on teatud infot, mida sa pead edasi viima, on teatud infot, mida sa ei tohi edasi viia, on teatud infot, mida sa pead võimendama, on teatud infot, mida sa pead ajatama, nii edasi, ehk et see vastutus on seal, et see kommunikatsioon juhil on väga tähtis, aga sa pead võtma vastutuse, kuidas, millal ja mida sa kommunikeerid. Aga see on väga oluline roll tegelikult. Ja laiemalt, kui sa tahad mõjutada oma ettevõtet, siis juhil on selles väga suur mõju tegelikult. Aga seda vastutust tuleb tunda. Ja kolmas, ja vaata, et kõige tähtsam on otsustamine. Meil juhtidena on kõige suurem vastutus vastu võtta otsuseid. Ja mis on kõige tähtsam, et me võtame iga päev vastu otsuseid nende varasemate otsuste üle, milles me oleme eksinud. Mulle endale ikkagi meeldib alati öelda, et me teadlikult ei tee mitte kunagi valet otsust. Teie ükskõik täna, mis te siin otsuseid teete, te teete alati õigeid. Ükskõik millele tuginete, kõhutundele, faktidele, infole, sõbrale. Te ei tee teadlikult mitte kunagi valet otsust. Aga ma ei julge öelda, kas enamus, aga väga paljud otsused hiljem selguvad, et on olnud valed otsused. Siis juhina on ülitähtis see, et te teete kohe uue otsuse, mis muudab seda valet otsust, sest et hiljem te saite aru, et olete eksinud. Ja otsustamine on selline, mis ka nii-öelda, mida kõrgemale juhina me positsioneerime ennast organisatsioonis, seda kõrgem on ka selline otsustusvastutus, et tegelikult me ei saa eeldada, et meie tiimis olevad näiteks keskastme juhid peavad võtma vastu otsuseid mingites suurtes küsimustes, vaid see vastutus on siis näiteks juhatusel. Ja sellisena mina oma väiksele Hannale kirjeldangi oma igapäevatööd. Issi esindab, issi kommunikeerib ja issi otsustab. Ja see ongi juhi töö tegelikult, hästi lihtsasti. Loomulikult siin on veel, Mitzbergi teoorias on tegelikult 10 rolli, aga nad on siin alamrollides kirjeldatud, aga põhimõtteliselt on 3 põhifunktsiooni, kui kirjeldada ära, kes on juht. Ja ma ei tea, kui palju siin on neid juhte, kes
käivad seal purjetamas terve suve ja väga palju kontoris ei käi, et põhimõtteliselt purjetamises on ka, et kui sa paned selle kursi peale, paned autopiloodi ja siis oled seal rooli taga ja kõik sujub ja kurss on õige, siis tegelikult ega otsustama midagi ei peagi. Siis lihtsalt paat sõidabki. Aga ka seal roolis olles, sekkudes sinna, ükskõik mis on, kas tuul muutub või kurssi vaja muuta, siis sa teed juhina otsuse ja muudad seda kurssi. Nii et see on hästi tähtis. Jälle ma pean sinna eilse sündmuse juurde tagasi tulema, et minu meelest on tavapärane mõelda niimoodi, et me ei saa eeldada, et meie inimesed pakuvad kuidagi klientidele head teenust või kliendi kogemust, kui organisatsioonis tervikuna on väga halb juhtimisteenus. Kas me räägime sellest töötaja kogemusest või millestki muust, aga kõige suurem vastutus, kuidas organisatsioon saab pakkuda parimat kliendi kogemust, on see, milline on organisatsiooni juhtimisteenus. Ja kõige suurem vastutus sellel on tegevjuhil. Ka omanikul on, ma olen nõus. Aga mitte kuidagi ei saa panna vastutama organisatsiooni halvas töös, kui juht pakub halba juhtimisteenust. Ja mina ennast pean oma rollis juhtimisteenuse osutajaks. Ja miks siin on mitu noolt, on see, et mina pakun juhtimisteenust omanikule, sest omanik on mind palganud. Margus, mina tahan, et sina tuled juhid ettevõtted, lood väärtust, kasvatad seda ettevõtet nii, nagu üks aktsionär tahab. Mulle kolleeg tahab öelda, käive kasum turu osa. Aga kas mina saan minna oma inimestele kirjeldama seda niimoodi, et kulge nüüd, kõigil silmad põlevad, käive kasum turu osa, lähme ja hakkame tööle? Ei saa. Sestap samal ajal mina pean pakkuma ka kvaliteetset juhtimisteenust oma inimestele. Ja vaadake, need on natuke erinevad rollid. Samal ajal oled sa juht, pakud samaaegselt juhtimisteenust omanikule ja oma inimesele, aga need tegevused on erinevad, kuigi eesmärk on sama. Ja kui ma ühes või teises juhus nagu ebaõnnestun, kui omanik vaatab, et ma ei ole hea tegevjuht, omanikul on iga päev õigus seda otsustada, ta ei pea isegi põhjendama, ma olen juhatuse liige, ma tean, et iga päev on viimane tööpäev. Aga tal on õigus, kui ta tunnetab, et ma ei paku head juhtimisteenust, et ettevõtte areng ei ole piisav, ta kõrvaldab selle. Aga teistpidi ma pean ise ära tundma selle, et kui organisatsioonil ei lähe hästi, kas eesmärgid ei ole täidetud, kas rolli selgus ei ole korras, et siis ma pakun tegelikult väga halba juhtimisteenust oma inimestele. Ja ma pean sellest lähtuma. Ja see on ka üks juhi väga selge roll, võtta vastutus sellest, et organisatsiooni tulemuse eest vastutab tegevjuht. Siin ei ole teist varianti. Siis sa ei süüdistada keskastme juhte, sa ei saa süüdistada seda teenindajat, kes on halba kliendi kogemust, vastutus on siin. Ja mina olengi kõige suurem teenuse pakkuja ettevõttes ja ma pean sellest lähtuma, et kui ma räägin teenusettevõttes, ka tootmisettevõttes täpselt sama. Ja ikkagi jälle, kui tulla tagasi nendele eilsetele uudistele, siis seal ma näen sellist konflikti jälle, et see vastutus ei saa olla nendes inimestes, meil ei ole nõrgemaid, meil ei ole tugevamaid, see on selgelt juhtimisvastutus. Ja ei ole mõtet sellest rääkida, tuleb tegutseda. Omanik peab tegutsema, juht peab tegutsema, sellest ei ole mõtet rääkida niimoodi. Minu lemmikteema, muudatuste juhtimine. Mina käisin koolis, oli eraldi õppeaine. Kellel on olnud õppeaine muudatuste juhtimine? Yes. Ja mina mõtlen, et mis ma selle maha tõmbasin, on see, et juhtimine ongi muudatuste juhtimine. Ilma selleta juhtimist ei ole. Sest nagu ma kirjeldasin, et mis on juhi põhifunktsioon otsustamine, siis see tegelikult sinu otsus peab alati esile tooma muutuse. Muidu sul ei ole mõtet otsustada. Muidu sa võid olla seal Kreeka Vahemere saarel ja sõita selle autopiloodiga seal purjetada, sest et sul ei ole vaja, sul kõik toimib. Aga nii, nagu sa iga päev mingisuguse otsuse vastu võtad, see toob esile muutuse. Et mis asi on eraldiseisvalt muutuste juhtimine? Sellist asja ei ole olemas. See ongi juhtimine. Ja see ongi juhi roll ja vastutus ära tabada või hinnata seda, millal on vaja teha otsus ja millal on vaja teha otsus, mis eelmist otsust muudab. Sest et igasugune otsus muudab eelmist otsust. Me ei saa kuidagi nullist või kuidagi eelnevat otsust tegemata uut otsust teha. See on alati jada. See on alati aegrada, mis liigub meie ettevõttes.
Nii et minu hinnangul sellist asja nagu muudatuste juhtimist ei ole, on juhtimine ja juhtimine ongi see, et me alati toome esile muutused. Ja muidugi me teadlikult tahame tuua esile positiivsed muutused, keegi ei taha esile tuua negatiivsed muutusi, aga see ka juhtub. Seda enam peab kohe reageerima, et pöörata ümber see muutus positiivseks. Ja juhtimine ongi oma loomult muudatuste esile toomine, muidu ei ole mõtet juhtida. Ma isegi kujuta ette, millises keskkonnas või kas me saame üldse rääkida ettevõtlusest, kus ei oleks vaja muudatust esile tuua. See ei ole nii. Alati on vaja tuua ja see ongi juhtimine. Ja võib-olla mida aeg edasi oma ka töös, oma erinevates ettevõtetes, kus ma olen töötanud, ma olen ära tabanud selle, et tegelikult juhi vastutus hinnata pidevalt kompetentse oma meeskonnas muutub pidevalt intensiivsemaks või ütleme niimoodi, et kui ettevõte tahab kiiresti ja kõrgele ja kaugele jõuda, siis ühes lühemas ajahetkes tegelikult see kriitiliste, väga spetsiifiliste kompetentside vajadus on palju suurem, kui võib-olla varem ma olen noore juhina arvanud. Et ma toon teile näite, et kui ma tulin praegusesse ettevõttesse, siis mul oli vaja luua teatud eeldused ettevõtte muudatusteks või ettevõtte arenguks. Ja ma värbasin, ma arvan, väga õiged inimesed seda tegema, kellel olid tugevused meeskonna kokkupanemises, protsesside loomises, aga mingil hetkel ma tundsin, et siit sammu edasi tehes mul on vaja teistsugust kompetentsi ja jällegi sellele peab päris kiirelt reageerima. Ja see on uskumatult lühike aeg tegelikult, kus kompetentside vajadus muutub tänapäeval. Ja miks ma seda nagu ütlen, et olen ka kokku puutunud selliste arusaamadega, et kui meeskond on nüüd komplekteeritud, et siis on kõik paigas. Nüüd võib hakata minema. Aga sellist hetke ei ole, sellist hetke ei tule. Jälle juhi vastutus on pidevalt hinnata kompetentside vajadusi, kas me räägime erialastest kompetentsidest, inimeste juhtimisest, kriisi juhtimisest, kas me räägime nii-öelda rahuaja juhtimisest, kas me räägime suurte muudatuste esile toomisest, et need on kõik väga erinevad kompetentsid. Ja ei ole olemas ühte universaalset inimest, kes seda kõike hästi teeb, ka mina mitte, sellepärast mina pean leidma oma ümber inimesi, kes neid vajadusi katavad. See paralleel tegelikult on väga hea spordis, ma ise olen 25 aastat meeskonnasporti teinud. Ja ma võib-olla varem ei olegi aru saanud, et näiteks kui mõni meeskond võidab ühe liiga kevadel, nüüd praegu ongi liigad lõpevad, et miks siis peatreener järgmiseks aastaks teeb väga olulised muudatused meeskonnas? Tal on mingi plaan, ta saab aru, et sügisel uut hooaega alustades nende mängijatega enam seda tulemust ära ei tee, ükskõik mis need põhjused on. Aga spordis on seda väga hästi näha, kus tegelikult vahetatakse pidevalt positsioone vastavalt nendele kompetentsidele, mida siis treener hindab, mida siis on puudu või tulevikus võib rohkem vaja minna. Ja tegelikult ka ettevõtluses ma seda olen järjest rohkem näinud, et see tegelikult on ka selline kriitiline eduvõti. Et see kompetentsi hindamine peab olema peaaegu igapäevane ja vaatama seda, sest et sealt tuleb see konkurentsieelis. Selle ma rääkisin juba ära. Ja võib-olla lõpetuseks siia räägime usust. Et ma olen ka varem oma kogemuslugudes rääkinud ja olen ka väga palju ämbrit kolistanud sellega, et kui juht ise tegelikult ei usu visiooni või eesmärkidesse ja ta ikkagi seda tööd teeb, siis sellest ei tule mitte midagi välja. Mina olen töötanud päris mitme Eesti suure omaniku all, kes on väga aktiivsed inimesed, nendel on endal väga selge visioon ja nägemus, kuidas asjad võivad olema. Ja kui juht tegelikult ise sellesse ei usu, siis sellest ei tule head nahka nii-öelda. Vastupidiselt seda, kui juht usub ja ülesanne on keeruline ja juht iga päev tegutseb selle nimel, et nende võib-olla algselt keeruliste või isegi käega katsutamatute eesmärkide saavutamine on võimatu, siis usk on hästi tähtis. Ja eile käis meil Telekaajas külas Vaiko Vaher, kes on minu arvates PPA-s üks äge noor juht, tema nüüd on lõunaprefekt. Ja tema rääkis seda, et kui tähtis on juhil kas rasketel hetkedel kas või kohal olla, aga see, et toetada oma tiime, uskuda sellesse
ja see aitab väga palju takistustel üle saada, nii et see usk juhil on väga tähtis ja siin jälle mu enda kogemusest lähtuvalt, kui seda usku ei ole, siis peab võtma ise vastutuse ja liikuma ise edasi. Et see on väga suur viga ja võid teha organisatsioonil väga palju halba, kui juht teeb tööd, millesse ta ise ei usu. Et seda ei tohiks lasta ja see on ka juhi vastutus ära tunda see. Ja seda palju tuntakse ka, mis on väga hea. See oli minu juhi lugu laste kasvatamisest ja lähisuhtest räägime teine kord. Aitäh teile! Aitäh, Margus! Enne kui ma siit sind lavalt ära lasen või vaiba pealt, siis ma küsingi kohe üle, et kas sa tahad leebet röstimist või tummisemat? No teeme ikkagi täitsa pruuniks. Täitsa pruuniks, okei. Igal juhul on tulnud läbi workshopi erinevaid kommentaare ja küsimusi. Ja neid tundub, et neid niimoodi just viimasel hetkel lisandub siia. Üks, mis tuli, oli pigem statement. Ei olnudki küsimus, aga ma lihtsalt ütlen ta maha siin, et vaidleks vastu, otsustamine võrdub muudatuse alustamine ehk lükkan kivi veerema, muudatuse juhtimine võrdub otsuse elluviimist ehk veereva kivi juhtimine soovitud suunas ja parima tulemuse saavutamiseks. Võib-olla võtab natukene aega, et seda nüüd mõista, mis seda öeldi. Teeme kogu siis selle muudatuste juhtimise juures, me teeme veel 100 otsust. Selles mõttes, et ikkagi need erinevad protsessid, mis lähevad liikuma või käima, muudatusi ellu viides, nad ikkagi seisnevad otsustamisel. Et see ei ole ka niimoodi, et sa kuidagi teed otsuse, et midagi muuta ja siis see muudatus toimib. Et seal vahel on sadu otsuseid, mida teevad kõik inimesed, kõik, kes organisatsioonis on, sest et olenevalt muudatusest tegelikult ta puudutab kogu organisatsiooni. Ja ka kliente puudutab, tegelikult ka kliendid peavad tegema otsused, kas nad siis sellega tulevad kaasa või mitte. Aga ta on ikkagi lõppude lõpuks otsused kõikidel tasanditel. Okei. Kuidas võtad vastutust oma vigade eest, meeskonna vigade eest, organisatsiooni vaates, omanike vaates? Ma ilmselt omanike vaates väga palju vigu pole teinud, 3 aastat oled saanud teha seda tööd? Ei, ikka olen. Ei tuleb ausalt rääkida nendest ja olengi päris ausalt rääkinud, et ja need on sellised südamesse sellised tõsisemad hetked, et tegelikult ka mul on kombeks ka nõukogus võib-olla liiga aus olla, et ma olen oma juhi käest, kes on Baltikumi juht, saanud tagasi, et Margus, ära sa ausalt nii palju asju ära rääki, et sa oled üks kõige ausam juht, et teinekord see ausus võib-olla pole hea, sest et omanik ei taha ka kuulda seda negatiivset asja tegelikult, nad tahavad kuulda, et asjad lähevad hästi. Aga tuleb rääkida, jagada ja vigu me teeme kogu aeg, et muidu, kui me vigu ei tee, siis me ei otsustagi midagi. Okei. Küsimusi on mitu, nii et ma siis kasutan veel võimalust, meil on 4 minutit aega, 4,5. Sa tõid välja eilse kommunikatsiooni ühe finantsasutuse omaniku vaates, et küsimus ongi, et milline oleks olnud sinu sõnum juhina selle asutuse töötajatele, kes seda sõnumit esmakordselt kuulsid meediast? Ei, no kõigepealt ega meedias selliseid asju ei tohikski rääkida, eks. Et neid asju räägitakse organisatsiooni sees. Millises formaadis on iga organisatsiooni kultuuri küsimus? Mina siin ei oska ette öelda, lihtsalt me peame aru saama, milline on nende sõnade kaal ja kus neid saab öelda ja kuidas öelda. Et ma rohkem ei tahaks seda kommenteerida. Okei. Nii, kui juhtimine algab juhist endast, mis on olnud sinu enda suurim õppetund juhina viimastel aastatel? Ma üldiselt olen ma olen siuke usaldav juht, et kui ma ikkagi võtan omale inimesed ja ma usaldan neid, siis ma päriselt usaldan. Ma ei torgi, ma isegi võib-olla liiga vähe palun ette kanda asju ja teinekord ongi vaja põrgatada, aga mida ma olen taibanud, et kus ma ikkagi vahel teen vea, on see, et erinevatel juhtimistasanditel on ikkagi erinev vastutustase. Ja teatud hetkedel sa pead tegevjuhina juba selle pärast tulema appi, sekkuma positiivses mõttes, sest et see otsuse tase on vastutus on tegelikult juba minu tasemel. Ma ei saa eeldada ja ühed suured vead, ma arvan, et kõik saavad kätt tõsta, ma ka eeldan liiga palju. Me eeldame liiga palju, et kõik teavad, kõik on paigas, aga see, et ma pean minema heas mõttes inimesele appi ja tegema tema eest või temaga koos tegelikult, see on ka selline suhe, temaga koos teatud otsuse, sellepärast, et see otsuse vastutustase on tegelikult juba tegevjuhi tase, et ma ei saa eeldada, et tema selle otsuse teeb, kuigi ma võin, miks sa ei tee, et kõik ma usaldan sind, eks, aga see ei ole nii, et aeg-ajalt ma pean minema
allapoole sellepärast, et ma aitan kas või riski võtta, sest paljud otsused kannavad endas riske. Kui me ei riski, siis me ei võida ka. Et kui me tahame võita, siis väga paljud otsused kätkevad endas riske. Ja selline riski, ma ei ütle, et see riski isu on, vaid see riski võtmise vastutus on erinevatel juhtimistasemetel väga erinev ja mina ei saa eeldada tegevjuhina, et keskastme juht võib võtta sama riski ulatuses otsuseid vastu nagu mina tegevjuhina, et ei saa. Nii et need on need vead, mida ma aeg-ajalt tunnetan, et tagantjärgi oleks pidanud minema ja võib-olla varem otsuse tegema, sest ma tundsin, et see on vajalik, aga ma ei sekkunud ja seal on vaja, nii et ma pean rohkem hüppama siin allapoole korra ja aru saama, et kas ma aitan selle otsustamisega või kaasotsustamisega või ma võtan temalt vastutust ära, sest et ma kindlasti ei taha võtta ära vastutust inimestelt, sest et see on nende eneseteostuse koht, et seda ei tohi teha. Nii, jõuame veel küsida. Otsustamisest rääkides. Kui juht saab aru, et tehtud otsus ei olnud õige, siis tuleb teha uus otsus. Mis on kõige olulisemad komponendid uue otsuse kommunikeerimisel? Jälle kommunikatsiooni küsimus. Kõigepealt pead kommunikeerima, et miks see varasem otsus on osutunud valeks, et ega see on hästi tähtis ja siis, kui see nüüd uus otsus teha, et millele sa toetud, et meil ongi, kas meil on faktid, andmed, informatsioon, mingid muud asjad, et millegi pealt, või kõhutunne on ka ikkagi, kuhu me toetume aeg-ajalt, et miks me uue otsuse teeme ja miks me arvame, et see on õige, sest jällegi mingitel hetkedel sina juhina pead ka panema oma meeskonna uskuma, et see otsus on nüüd õige, mis me teeme, mis sest, et võib-olla see on juba mitmes otsus, aga see usk on ka hästi tähtis, sest et mina pean ka uskuma, et see otsus, mida ma teen, on õige. Okei, ma küsin nüüd ühe küsimuse veel ise omalt poolt, et muutuste läbiviijana pead sa olema kogu aeg selline inspireeriv, selline pidev nagu arengumootor, et mul on küsimus selline, et kui sa pead olema nagu kogu aeg nii-öelda nagu pinges ja löögivalmis, et kuidas sa ise nagu läbi ei põle? Mis sa teed selle jaoks? Ma saan aru, et vorm on sul väga hea. Ma väga selgelt elan oma erinevates rollides. Et väga selgelt, kui ma lähen õhtul koju, siis ma ei mõtle tööst, ma ei räägi tööst, ma ei räägi oma sõpradega tööst. Kui ma hommikul ärkan, siis ma võtan oma kalendri lahti, ma ei vaata õhtul kalendrit, ma vaatan hommikul, mis päev ette toob asjad, need natuke säästavad, mingid teatud rutiinid tegelikult säästavad. Ja mul on õnn sõita pool tundi tööle ja koju ja see aitab mind maha laadida ja peale laadida, see on hästi tähtis, et ma elasin ka Tallinna kesklinnas kunagi ja ausalt öeldes, kui sa 5 minutiga koju jõuad, siis sa ei saa aru, siis sul on selline rollikonflikt, et sa nagu tahaks veel läpaka lahti teha, aga sa tegelikult oled kodus, et väga selgelt ma olen jooned vahele tõmmanud, päris tugevad jooned vahele tõmmanud oma rollidele ja kodus ma olen isa rollis, sõbra rollis, abikaasa rollis, ma ei tegele tööasjadega ja tööl vastupidi, mu abikaasa mulle öelda, et minuga on võimatu rääkida, kui ma olen kontoris, sellepärast, et ma esiteks olen kuidagi ametlik ja ma ei kuula ja ma olen täiesti rollis, et mul on mingi teatud nupp, mida ma siis vajutan kuidagi, et kui ma uksest sisse astun, siis mul käib klõks ja ma olen hoopis teises rollis, et see tegelikult säästab, aga see on ka õpetanud mind. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks ma olen võib-olla kartnud ettevõtjaks saada, sest et ma tean, et ettevõtja olla on 24/7 ja ma ei tea, kas ma tahaksin täna seda elu elada. Loomulikult juhatuse liikmena ma vastutan ka 24/7, see on tõsi, sest aga organisatsioon on toimiv niimoodi, et ma ei pea laupäeva õhtul. Kui on kriis, loomulikult, ma olen olemas, meil on omad reeglid, omad kokkulepped, kuidas ma vastutust võtan kriisijuhina, aga tavapärases olukorras rolli selgus ongi see, ma arvan, mis tegelikult päästab, sest et kui me kõiki asju segamini teeme ja tööl oleme koduasjadega ja mulle meeldib ka kontoris käia, miks mulle kodukontor endale ei istu, sest et kodu on minu jaoks selline püha koht, kus ma olengi koduasjadega ja kontoris ma olen, see keskkonnavahetus säästab ka mind tegelikult. Aga inimesed on erinevad. Selle viimase mõttega ma olen päri, mina käin ka kontoris ainukesena mõnikord, isegi kui meil on kodukontori päevad. Mulle meeldib kontoris. Okei, aga aitäh sulle, Margus. Margus on ära teeninud suure aplausi.